Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed. Kahe päeva jooksul tuli Aravetel kogeda nii tuult kui vihma. Õnneks finaalide päevaks ilm paranes ja kõik otsustavad stardid toimusid praktiliselt ideaalsetes tingimustes. Kõige nooremate kadettklassi stardi eel oli tiimipealikul Hanno Rajametsal tööd kui palju. Lisaks oli vaja kiiresti korrastada miniklassi startiva noore võidusõitja Alex Uusneme kaardiraam. Räägi, mis siis teoksel on? Väike avarii oli, et püüame uuesti auto nüüd paika saada, et vähe õver on ja mõõdame üle, et kus see mis viga on ja vääname õiget. Esimese tõmbe tegite, mis sul mootorist näitas? No oluliselt parem kui algul oli. Et Aleksil on lootusi? On. Lootusega on kuhugi. Põnev saab olema sellepärast, et võistlete rivi keskel. Kadettklassi stardis oli taas 13 poissi ja nende 10-ringiline võidusõit pakkus palju põnevust. Nimelt metsa vahel kulges rajalõik, mis oli veel niiske ja seal tuli säilitada külma verd. Liider vahetus mitmel korral ja kuigi parima ringi sõitis Jasper Kors, tuli lõpuks võitjana finišisse ikkagi Jako Samm, teine Jasper Kors ja kolmas Mattias Haus. Ega siin Aravetel vastu mäge startida ei olnud lihtne, kuidas sul läks? Natukene halb, aga sain hakkama. Nii, ja mis siis pärast juhtus? Mattias hakkas mööda minema, aga ma ei lasknud. Kas sa kartsid ka, et sa päris ei jõuagi äkki järgi, et kui sa stardi natuke ära kaotsid? Jaa. Mis mõte peast läbi käis siis? Et ta saaks saada ja... Mikroklassi kahe eelsõidu põhjal oli parima stardikoha saanud Tanel Karu, aga tema oma võimalust ära ei kasutanud. Väga vapralt pidas poistega lahingut Meril Peldes ja seda väga õnnestunult. Alustada sellest 6. kohalt kimbutas ta üsna pea juba liidreid. Kõige kindlamalt tegutses lõpuks siiski Juhan Kasemaa, seda väga tihedas finišis, kus esikolmik oli vaid 0,4 sekundi sees. Võitja Johannes Kasemaa, teine Tanel Karu ja kolmas Meril Peldes, aga tema tegi kõige kiirema ringi. Päris esikohale sa ei jõudnud, aga sa tegid kõikidest poistest kõige kiirema ringi. Räägi, kuidas sa ise sõiduga rahule jäid? Väga hästi. Kuidas start läks? Hästi. No nii, ja mis siis edasi sai? Mis siis edasi sai, kui poistele järgi jõudsid? Proovisin mööda saada esimese asjana kohe esimene ringin. No ikka said mõnest ju mööda, aga Kasemast ikka ei jõudnud, jah? Ei, liiga hilja jõudsin järgi. Just, sest sul kumb pidas väga hästi lõpuni vastu, sa olid kurvid olid väga kiired. Jah. Jäid rahul enda sõiduga? Jaa. Tuli tüdruk, palju õnne sulle? Aitäh. Klassis Mini võitis mõlemad eelsõidud väga kindlalt Richard Viigisalu ja tema asus ka 16-ringilist finaali enesekindlat juhtima. Ja siis kordus eelmisel korral Põltsamaal nähtu vaikselt, aga kindlalt hakkas talle lähenema Andri Tsiikin. Seejärel algas nende kahe vahel väga nauditav lahing, kus tegelikult kaotajat ei olnudki. Sõideti väga puhtalt, rivaali segamata, üsna mitmel korral surus Andri ennast liidriks, aga kohe vastas Richard õnnestunud rünnakuga. Koos tuiskasid nad viimaseid ringe ja kindlama käega oli taaskord Andri Tsiikin, kelle edu Richard Viigisalu ees oli finišis 0,3 sekundit. Kolmas Erik Jaanimets jäi maha juba 9 sekundiga. Sa said ka 2 korda vahepeal mööda? Jah. Ja mis siis juhtus? No siis mul läks liiga pikaks ja ta sai jälle mööda. Sa ei kaotanud lootust ja päris eelviimasel ringil see lõpuks ikkagi õnnestus? Jah. Kus sa leidsid selle õige koha? No ma nägin, et ta hakkas katma, siis ta läks jälle välja ja kippusin vahele. Aga see oli üks vahva võistlus, mis ta oma vahel pealdasite? Jah. OK juuniorklassis oli eelsõitude valitseja Oskar Männamets, kes finaalis ka kohe ette pääses. 20-ringilise võidusõidu kõige parem osa oli sõidu esimene kolmandik, kui käis äge võitlus iga meetri pärast. Siis pääses liidriks Joosep Blanken ja tema sõitis konkurentidel lihtsalt eest ära. Põhjus lihtne. Ülejäänud 6 jagasid omavahel puid ja maid. Joosepi hea kiirus säilis aga sõidu lõpuni.
Järgnevate vahel lahing aga jätkus ja väga vapralt võitlesid seal ka 3 tüdrukut Carmen Kraav, Henrietta Olak ja soomlanna Meri Lebula. Neist parimana oli 4. Carmen Kraav. Võitja Joosep Blanken, teine Marek Tomnitski ja 3. Damir Mingasov. Start oli põnev. Siis oli ainuke põnev hetk tegelikult. Nii oligi, jah. Sõidu alguses oli natuke libe. Kui sain mööda, siis hakkasin järjest kasvatama edu ja kiiremaid ringe tegin vist. Sa hoidsid jah lõpuni väga hea tempo, et nii suurt ülekaalu pole siin Aravetel tükk aega nähtud. Jaa, see rada sobis ja kart oli hea. OK-klassi eelsõitude võidud jagasid omavahel Siim Leedma ja Markus Kajak. Finaalis kasutas parima stardikoha väga hästi Siim Leedma, kes sai liidri kohta nautida vaid 2 ringi. Siis jooksis kardi mootor lihtsalt kokku ja see tegi Markus Kajaku esikoha suhteliselt lihtsaks. Kiirem ring ja ligi 8-sekundiline ülekaal, see oli klass. Järgnes trio, kes omavahel kõvasti kemplesid. Lõpuks oli teine Ken Algre ja 3. Rimmo Kadapik. 10. jäi poodiumilt välja Rande Levestus. Stardikiirendus nüüd lõppes, mis mõtted sul peas olid, kuidas sul positsioon oli? No, et ikka ära võita, et rohkem midagi polnud peaski. Starti läin nii hästi, kui lootsin, aga ma ei tea. Aga kui Siim pääses vahepeal eest ära või? Stardis pääses jah, kuidagi. Me jäime sinna takerduma teistega. Aga siis Siim vist läks mootor kokku ja läkski. Kas sa jõudsid silmata ka, et ta oli seal tagakurvis raja kõrvale jäänud? Ikka nägin ja... Tekkis kergem tunne ka või? Ja kas just kergem tunne, aga natuke kahju on ikka. Muidugi. Oleks tänan ikka võidu sõita. Ja just. Aga viimased ringid, ütleme, sõidu põhiosa sul suurt konkurentsi enam ei olnudki? Siis ei olnud jah. KZ2 klassi stardi eel palusime ennustada Rain Pilvel võitjat seda eelmisel etapil nähtu põhjal. Kart ei ole sulle võõrasala ja tundub, et ikka veri vemmeldab, tuled ikka vaatama? Ja, miks mitte, selles mõttes, et ma käisin Põltsamaal ka vaatamas eelmist etappi ja väga huvitav oli. Kusjuures ilm oli halb ja vihmaga sõita, aga ikka oli huvitav, et ma nüüd tahtsingi näha, et täna ilus ilm kuivaga, kuidas välja näeb, aga klassid on huvitavad ja kardid on kiired ja põnev on vaadata. Kas vaatad kõige rohkem seda kõige kiiremat KZ2? Jah, põhiliselt ma tahtsin seda vaadata, sest ma omale soetasin ka nüüd selle kardi, et vaikselt hakkan põristama võib-olla sellega ka, et tulingi vaatama selle pärast ka. No siis on hea küsida, et sa nüüd ei tea, mis siin üldse on eelsõitudes toimunud, aga Põltsamaa põhjal, mis sa arvad, kellel siin Aravetel šansse on? See Aravet on niisugune trikiga rada. Aravet on jah keerulisem rada ja Põltsamaal oli, seal just seda KZ võtta, see oli puhtalt Kallasmaa rada, nagu ma tahangi vaadata, mis Kallasmaa siin teeb, nagu, et kindlasti on ta hea sõitja ka ja eks siis tulingi vaatama, et põnevusega, kuidas tal läheb siin. Aga omad plaanid olid kindlasti ka noorel Georg Kõssil. Georg Kõss pidas Piirimäega esimeses eelsõidus väga tiheda regimise, ütleme päris viimase kubini välja, ootasid ikka, et äkki leiad oma võimaluse. Mis sa ütled selle esimese eelsõidu kohta? Oli nagu oli, et sain algusest ennist mööda ja siis isegi turvalise vahe sisse, aga lõpupoole hakkasin järjest tegema vigu ja siis ta sai jälle järgi. Aga paar ringi enne lõppu ta tegelikult sai juba korra mööda seal taganurgas ja siis ma sain kohe tagasi. Aga viimasel ringil lasin käiguapsu sisse ja siis Sten kasutas kohe võimalus ära. Olud on siin Aravetel olnud, te olete saanud kõike vihma ja päikest ja paistab, et nüüd finaali teed vist tõmbab raja kuivaks, kuidas see sulle sobib? No eks me saame näha, et siin on kogu aeg sellised hästi muutuvad olud, et just meie sõiduks oli täpselt selline poolkõva ilm, et kindlasti ees oli üsna raske sõita, hoidsid kogu aeg seda õiget joont ja pead hästi palju muutma. KZ2 klassi, ütleme, üks veterane. Protokolli järgi vaatasin, et esimene eelsõit ei olnud päris sul nagu enda käe järgi. Ei olnud jah see, mida ma soovin, et meil on, kas minu või kardiga on meil libedates oludes natuke probleeme. Et päris sellist seadet ja kiirust ei ole leidnud, mida tahame. Aga kuivas peaks olema hästi, nii et praegu tundub, et lähme kuiva refiga. Et ma arvan, et see sõit võiks minna paremini. Aga seal taga metsal vist on veel niisked kohti? Vist jah, et pidurdusmaa võib olla märg ja tundub, et ainult sõidujoon on nagu osaliselt kuiv, et seal tuleb olla ettevaatlik. Et kindlasti esimestel ringidel, kui kardid omavahel võitlevad, et siis võib seal midagi juhtuma hakata. Finaali start oli üllatav. Väga hästi tabas õige momendi hoopis Hannes Tampere, kes ise liidriks asus. 25 ringi jooksul suutsid parimal korral ringi alla 42 sekundi sõita vaid 3. Piirimägi, Kallasmaa ja Rammo. Ja see andis sõidu keskmiseks juba üle 86 kilomeetri tunnis. Tempo tõusis, kui liidriks tõusis Piirimägi.
7. ringil jäid raja kõrvale nii Tampere kui Oja. Väga hästi tegutses Kallasmaa, kes end peagi teiseks surus. Sten Piirimäe ülekaal oli aga veenev. Edu Kaspar Kallasmäes oli finišis ligi 4 sekundit. See oli klassivahe. 3. kohta hoidis lõpuni Georg Kõss. Pärast eelsõite kiitsin sind just superstardi puhul. Õnnitlesin lausa, et sellist välkstarti polnud ammu näinud. Mis siis finaalis juhtus? Ma arvan, et Hannes tegi täpselt seda, mida mina eelsõidus. Et ma ei tundnud, et mul oleks otseselt halb start olnud või et kuskil oleks midagi valesti olnud, aga Hannes tegi vist 100% täpselt nii, nagu peab. Ja siis istusid talle rahulikult nii-öelda tuulde ja hakkasid vaatama, kuidas sündmused kulgevad. Ja, eks me püüdsime lihtsalt natukene tagasi hoida alguses. Ei ole kohe esimesel ringil mõtet ka kuskile passlaks panna. Ja üks hetk ma tundsin, et nüüd hakkas mul kõik tööle, kõik toimis ja püüdsin võimalikult puhtalt mööda saada tiimikaasast. Ja ütleme pärast, sul enam suuri probleeme ei tekkinud? Väga ei tekkinud. Eks uus refi mudel on ikkagi väga pehme ja kulub kähku, aga et see pehme ref kulub üsna kähku ära, kuid kui me suutsime ikkagi lõpus seda alles hoida, et ma ei usu, et meil täna mingeid suuri probleeme oli ja ääretult hea meel on esimest korda see aasta alustada nädalavahetust ilma probleemideta, et üldjuhul meil on alati siuke kassihiire mäng selle seadega. Seekord kõik toimis. Eesti meistrivõistluste 2 otsustavat etappi sõidetakse Tabasalu ringrajal. Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed.